Markoga siin ja 2. detsember ja oleme siis Malaga lennujaamas ja teeme motoreisi. Et see aasta siis natukene teistmoodi, et kevadel ei jõudnud käia ja sügisel ei jõudnud käia ja nüüd siis tulime talvel. Ja lendasime siis läbi Kopenhaageni ja nüüd õhtul kell 6 ja maandusime Malagas. Tõstsime kohvrid välja siin. Tsikliriided ja asjad on kaasas ja varustuse või selle tsikli siis rentisime Hertzist. Homme hommikul saame tsiklit kätte ja siis on 7 päeva sõitu ja 10. siis lendame tagasi. Saab näha, kuidas läheb, et esmakordne kogemus, et ei ole niimoodi talvel käinud ja ei ole rendiratastega käinud ja selles mõttes on põnev. Kuidas sul ootused? Väga head, saab Bemmiga sõita. Just ikka rendis ka endale Bemmi, et ilm on ilma ennustuse kohaselt hea. Siuke 18–20 kraadi väike, vahepeal korra oli väike tuult, pilvist ja päris hea. Nii on, ootan parimat, aga siis näeme juba homme tsiklite juures. Näeme nüüd tsiklitele järgi, et kell on siin 9 ja tsiklid on meil siin üsna lähedal, mingi 400 meetrit kõndimist hotellile. Võtsin hotelli selle järgi. Et aga ilm juba siin läheb ilusaks ja taevas on sinine ja päike tuleb välja ja täna oli muuseas üks külmimaid ilmasid siin sellel nädalal, et siis peaks soemaks minema peale seda. No nii kuul, aga vaatame, mis tsiklid on olemas ja siis saab juba sõitu. Näe, meie GS-id seisavad siin. Nii, jõudsime kohale. Oi, siin on GS-id reas, nii et lähele. Hola, hello! Nii. Näe, kurat, Kati on ka äge. Hey, we have a reservation here. Do you? Yeah, we do. Oleme siin rendikas. Siin ruumi on palju, aga siin on päris palju erinevaid rattaid. Vaatan, et peamiselt siin 1250 GS-id eelmisest hooajast või eelmise põlvkonna rattadel. See ei ole ka nagu väga halb valik võib-olla. Jah, siin pool on. Siin on väiksemad rattad siin. Ducatid ja väiksemad. Aga siin ka GS-id. If you're out of the menu, it controls this. Oh, okay. Same for the heating of the grips, the seat. You go on this menu and you decide what you want to control. Ride height works when the engine is running because you need the pressure of the oil. Thank you. Nii. Mul on sõit tuttav, eks sa lähen Veiko ees või? No nii, saime rattad kätte ja nüüd otsime, kuidas me saame sinna hotelli juurde. Natuke eksinud, ei võtnud seda kaasa, seda navi. Kohe läks kuradi seikluseks. Nii, algus on kuidagi natukene shaky. Ei ole veel tunnetust käes. Nii, saime rattad pakitud ja jah, selline oli meil see hotell seal, siukene eramajades tehtud ja rattad siis siin. Mina veel vahetsin oma ratta ära, sest kohvrid ei töötanud. Ja nüüd lähme sealt Hertzist korraks veel läbi viime need kotid sinna ja siis paneme teele, et ma olen nii pannud siin videos vist vähemalt juba 5 korda öelnud, et nüüd paneme teele. Aga nii ta käib, see on motoreisi osa, pakkimine, möllamine ja nii edasi. Kuul, tuuline on, aga ilm on, täna oligi külm ilm, aga muidu on siukene 15 kraadi. Sõiduriided on teksad ja muidu suvised riided, Veikal on täitsa revit.
olgu, aga sa vist Veiko tagurda enne välja, et siis muidu ma tagurdan sulle otsa ja siis tule mulle järgi. All right, oleme nüüd jõudnud Esteponasse. Tulime siit Carrefouri kaudu sisse. Ilus lillede linn. Huvitav on see, et tsiklid on meil Portugali numbritega, panime tähele. Et selgus, et see Hertz on vist Portugali ettevõte, et siis tahtsime Portugali ise ka sõita niikuinii, siis ei tohiks väga probleem olla. Võib panna exit. Nii, me läheme siit ringilt otsa. Oho, auto keeras siit välimiselt ringilt sisse. Natukene jäi tagumik juba haigeks. Aga tundub, et siin on kas vihma sadanud või on tänavat pestud. Ma kahtlen, et siin tänavat on pestud. Tundub, et siin on ikkagi hommikul väikene vihmasabind olnud. Ei ole veel ära... ei näe, ikkagi pestakse tänavaid siin. Või kastakse lilli, jah? Ei, siin ikka toimetamine käib. Terve aasta läbi. Hästi, aga vaatame parkimiskoha ja siis teeme väikse kohvi ja siin isegi tundus ka potentsiaalne. Aga selge, näeme siis varsti. No nii, viskasime rattad siia lillede vahele ja läheme siis jalutame sinna promenaadile korraks. Cool. No Veiks, kuidas siis algus läks? Veiks vaatab üle, kes tal raha üldse on, et nii suured maksed siin, mida sa teed? Veiks proovib autoripluid peale panna, et inimesed teaks, et ta puhkus läheb. No, okei, hea mõte. Kuidas siis esimene sõit Bemmiga oli? Üllatavalt ja istun väga jah. Vedrustus väga jah. Tuleb öelda, et mina vahetasin oma Bemmi listme ära, tellisin uue istmest. Kehv oli. Aga jääb täiesti arusaamatuks, miks ekraani peal ei ole mingit viidet kütuse taseme kohta. Ei ole kilometraaži poli jäänud on midagi. Ma võin sulle öelda, et siis kui 50 kiltsa on jäänud, siis Bemmis ütleb sulle, et kütus hakkab otsa saama. Naljakas, et kui sa vaatad kogu menüüd, siis seal on päris palju ruumi, võiks olla mingist number, mingi 300-200 võiks tiksti maha. Mitte mingit videt ei ole kütusega, päris imelik. Aga muidu väga väga. Kuidas sõidu algus? Ilm ilus, tuuline tsipa, aga täis selge taevas. Ma arvan, et meil on mingisugune 17-18 kraadi. Päikse käes meil võisid kraadi. Ja nagu selles mõttes on mõnus sõita, et ei pea tsikliriideid talvel sõita, et ei pea siin tsikliriideid ära kakkuma. Kui suvel tuleks, siis peaks kohe püksid ja kõik saapad ära võtma, et praegu saab nagu ilusti sõita nende või kõndida nende tsikliriietega. See on nagu hea. Teeme väikse kohvid siin promenaadil ja siis jällegi edasi. Estepoonas väike amps tehtud ja uuesti ratsude peale ja läheme käime sinna mul ühtede tuttavate juures. Korraks lähme ütleme tere. Ei jõua välja lükata tagurpidi, lähen otse. Vaata, Veiko lähen mööda. Nii. Tegime väikse kohvi ja Veiku. Vaatasime, et täna võib-olla selleks sihtpunktiks paneme Kadissi linna, Kadiz või Kadiz, kuidas seda hääldatakse, ma ei ole seal ka käinud. Ootan järgi. Keerasime kiirtelt maha, et siin natukene kiivrid kohendada ja sattusime mingisuguse väikse tee peale. Siin kiirde kõrval on, et kiirde läheb meil sealt ja ei saa nagu tagasi kuidagi kiirde peale. Vaatame. Kaua seda on, aga see vist on nii-öelda see endine tee, kui veel kiirteed ei olnud, et päris kehvas seisus siin. Siin vist väga palju enam ei sõideta. Nagu näha ees kiirde läheb siit kõrvalt.
Sõidame ikka veel sinna Kadissi peale. 81 kiltsa on jäänud, et siin vaikselt pusime. Sõit muidu läheb hästi. Nii, oleme siin teel, et tegin väikse koosoleku vahele enne Kadissi jõudmist. Väike Teamsi koosolek. Siin 45 mintsa lausa kestis, et kell on 4 läbi 15 mintsa. Aga Kadissi ei ole meil pikk maa ka, et 27 kiltsa on sinna minna. Näitab pool tundi sõitu, et siin on natukene selline väiksem tee. Tulime kiirteelt maha. Päike hakkab juba madalamalt paistab näkku natukene. Nii, vist lasen sellest autost mööda, et see on parem sõita. Kuidas temperatuurid 16 kraadi. Ilm hea. Ägedad teed on siin sellised, mingid männipuud on vist siin tee ääres tundub. Ja sükene vahva allee. Jõudsime siia Kadissi. Päike paistab. Oleme nagu mingis monastery, klooster siis inglise keeles. Sükene vahva hotell, et bookingus oli 92 € ja siis vaatasin Google'i kaudu ja nägin, et saab ka 52 €. Oli musta reede soodukas. Sükene täitsa nitševo, et siin suur WC vanituba. Siin 2 tuba isegi, väike tuba siin. Aga seest on see kindlasti, või see maja on vägev, et see tõesti on nagu mingisugune endine klooster vist. Et pärast näitan neid ruume sealt alt ka. Et selline kloostri värk. Kell on 5 ja nüüd läheme linna peale. Pole täna söönud midagi, et läheme sööme näitse. Ja siis vaatame, jalutame ringi. Siis vaatame, mis see linna peale ägedat on. Talle siukse huvitava lastevoodi leidsin. Minu lapsed siin küll just magada ei tahaks. On hiigub isegi. Jah, sealt käib lukkuses. Ma loodan, ei tea, kas see on nagu päriselt antav lastevoodi või beebivoodi. Vaatame korraks, siin on kõik need pikalt need kloostritubasid täis, et see mahub päris palju inimesi sealt telli. Kui vaatame trepist alla, et näeme neid vahvad need koridore ka, et sinna need ägedamad. Ja saime tsiklid saime sisse parkida, see oli ka hea. Muidu siin ainuüksi parkimine maksis 10 € päev, aga meil siis oli included. No näe, siin on sellised suursugused vaated. Pingid siin. Aga. Tõmbu korraks. Siin mingi sisehoov, paatja. Suitsunurks, purskaev on küll ära kuivanud, aga täitsa nii-öelda klooster, mis klooster? Monastery. Vaatame, mis siin veel on. Okei, sealt lähevad ka mingid toad vist üles. Altra. Väga. Järsku vist välja, kui näha siit saab veel. Alright, nüüd lähme vaatame siis söögivõrki. Aha, see majaesine oli ka päris hea. Vaatame seda majaesist ka korra. Näete, et selline päris kohe klooster, mis klooster.
ja siin vanalinnas sain selle vihje, sain sealt tuttavalt hispaanlase käest, kelle juures me käisime siin täna just vahetult, et tema ütles, et nemad tahtsid siia tulla ööbima. Selline vanalinna tänavad siin, nüüd lähme jalutame paar kiltsa ja siis vaatame, mis põnevat ette satub. Cadiz on selline, tundub väga ilus linn, väga ilus on, liialdatud, aga puhas esiteks, mingit rämpsu ei ole. Ma ütleks, et see linn on hästi korrektne, võib-olla see sõna ilus oligi siuke kahtlane. Tänavad on pikad ja sirged ja puhtad ja rämpsu maas ei ole ja niimoodi. Otsime söögi kohta, et tahaksime süüa midagi, et meil ei see lõunasöök vahele, aga graafik on tiba sassis, et jah, et kell 10:06 saama, aga siin tehakse alles söögikohad kell 7 ja kell 8 lahti, et mu kõht on marru tühi. Et vaatame, otsime siin neid kohakesi ja midagi ikka leiame. Kuidas sul linnast mulje? Ei, väga positiivne. Ei huvitav pargid, eks ole. Kaeguda sealt basseinid. Näha on, et soovitakse siukest kultuurilisust hoida, ei ole päris tikud ja natuke metalli ja betooni. Nii on. Hästi, kuule, aga katsutame siis edasi ja vaatame, kas leiame midagi süüa ka. Nii, teedsime siin autot puudutamiste taustal. Täpselt ei tea, mis värk siin puudutamisega on. Juhun ümmukiasuna tee. Eetsime siin söögikoha. Väga palju inimesi ei ole, sest söögiaeg veel ei ole, aga eetsime kana ja eks selle hinnad on ausad. Kanapraad siin grillitud kana siin 8,90, et odavam kui seal mul kodukärsis Eestis. Vaatame, mis ta on siis kujutab, aga Hispaania söögid siiamaani just väga hea ei öelda. Alright, kuule kuulan seda tuudutamist ja näitan, mis on eriline värk, sest et on liha ja salat ja kartul. Tavaliselt siin Hispaanias salatit ei pakuta, kui see just ekstra ei küsi. Mu söök tundub päris hea, nii et hakkame sööma. Tuleb tunnistada, et see oli üks paremaid söögielamusi üldse Hispaanias, mis ma olen saanud nende kordade jooksul, mis ma siin olen käinud, et väga maitsev söök oli, väga sükene mahlane ja balsaamikukaste ja kana oli väga hea ja sulle maitses? Kartul oli väga head. Lõpetad friikad. Mõnus vürtsikas. Oli jah, vürtsikas, midagi tegi vürtsi ka. Ta on balsaamik, mingi kaste ja see kaste siin. Ja ma jõin endale, õllu oli nii vahun, et ma jõin õlle aastad endale peale, see nüüd hakkavad ära kaduma, aga oli näha täpselt palju ma lonks olen õllest võtnud. Ta on mõnus, esimene nälg on kustutatud ja siis saame edasi traalida Natsilinnas. Nüüd võib-olla sööme seda magustoitu churrasid ka peale šokolaadiga. Täna video veel, et söögivideo, et teeme siin, tutvustasime Veikole Hispaania magustoitu ka. Churrasid, kuidas churrad on? Magusad. Või on šokolaad magus, churrad on... Churra on selline eestimatust pontsiku moodi asi, aga ta on selliseks piklikuks aetud. Nagu pontsikud ainas siis. Selle kastad šokolaadi sisse ja siis ta on päris mõnus. Krõmps siukene. Churrad ära ja siis lähme küll magama ära, et juba hommikul siis sõitu panna. Okei, ja õhtut. Rohkem ma ei tee täna videost. Tšau!